Milline koorem kanda kaasas pidevat muret selle üle, kas mul on õnnelik, tavaline või õnnetu saatus. Tere, mina olen Ei Aus ja sa vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Me oleme jõudnud täiega kevadesse, peaaegu juba ühe varbaga suvesse. Ja aina rohkem ja rohkem lähevad päevad pikemaks ja tekib seda aega, millal lugeda pargipingil, päikeses ja ka õhtuti on rohkem energiat, et võtta ka raamatukene voodisse ja lugeda. Täna ma mõtlesin, et ma toon teile midagi uut, midagi vana, natukene luulet, natukene romaani ja ka ühe ingliskeelse raamatu. Aga esimeseks on mul siin Mehis Heinsaare Läbi hinge maastike, mis on siis tema ööpäevik 2. See on järg kunagi ilmunud väga populaarseks osutunud ööpäevikule. Ja see on siis läbi 2013. ja 2014. aasta peamiselt siis öösiti kirjutatud märkmetele. Ja valisingi siit kohe 20. aprilli sissekande. Su sisemine jõud on nagu viinamäetigu, kes oma kombitsad vaikse uudishimuga välja sirutab. Need on üliergad ja tundlikud. Sestap vajab tema ise olemine vaikust ja rahu, suutes vaid siis toimida, kui keegi teda ei häiri või peale ei astu. Kui su sisemisele jõule kõiksugu nõuannete, sammukõmine ja lärmi, reklaamide, interneti ja lakkamatu uudisvooga aina sisse sõidetakse, tõmbab ta oma kombitsad tagasi ja taandub sügavale teokarpi. Siin raamatus ongi palju selliseid väikesi mõttekesi ja mulle meeldib selle juures, et sa ei peagi palju lugema, sa ei pea siit lehekülgede viisi järjest kulgema, vaid sa võtadki selle väikese ampsu ja selle pinnalt, mis iganes sul endal hakkab tulema. Ja toredaks teevad ka selle autori need väikesed sirgeldused, väikesed joonistused ja kohati ka mõned luuletused ja selline kulgemine. Järgmiseks Margaret Atwoodi novellikogu, jutukogu Vanad peibed metsa sees. Siin kohe esimene soovitus, aga Anne Pratchettilt. Ta on Margaret Atwood ja ta võib teha, mida ta tahab. Ehk et siis tõeline elav klassik, üle 80-aastane Margaret Atwood, kindlasti üks minu lemmikkirjanikke, aga pean ütlema, et tõesti Margaret Atwood võib teha kõike, mida ta tahab. Ma armastan väga ta romaane ja ta teiste žanritega võib-olla ma ei ole nii suur sõber, aga ma väga ootan kõike, mida ta kirjutab. Ja selles jutukogus on siis mitu sellist tsüklit võib-olla, kus siis esimesene on Tig ja Nell ja viimane on Nell ja Tig. Ehk et on siis sellised vanemad mees ja naine abielupaar Kanadas, kes justkui võib-olla ongi autor ja tema abikaasa või siis ka mitte. Ja sellised toredad, elulised, natukene ülepaisutatud lood. Aga et siis sellises keskmises tsüklis, kus on 8 juttu, on siis üsna pöörased lood, ma ei tea, kosmosest, tulnukatest, ajarennust, kõigest sellest. Et mulle hästi meeldib see, kui erinevad need lood on, aga võib-olla minu jaoks asi, mis natukene jäi puudu, on see, et mul on hakanud viimasel ajal meeldima, kui lugusid miski väga ühendab ja tekib selline tugev tervikutunne. Aga see on tõesti väga hea tsitaat selle kogu kohta, et ta on Margaret Atwood ja ta võib teha, mida tahab.
Me oleme sellest Gregor Kulla peenrast juba üksjagu siin ka rääkinud, aga kuna see raamat sai vahepeal igalt poolt otsa, siis ma lihtsalt tahtsin seda näidata, et see on jällegi müügil, see on jällegi olemas ja ka jagada siit väikest stiilinäidet, kes ei tea, mida ja kuidas Gregor Kulla kirjutab ja miks sellest nii palju räägitakse ja siis ma loen teile natuke. Kui põhikoolis käisin, siis mu klassikaaslased panid komme raamatu lehekülgede vahele, et kohustuslikku kirjandust läbi lugeda. Mitte et mul sellega hästi oleks olnud, aga seda oli valus kuulda, veel valusam näha. Geisha batoon kärbeste jumala vahel. Loed 10 või ma ei tea mitu lehekülge ja sööd geishat, true biohacking. Kui keegi üritab mind veel kuhugi kasti panna, lasen ta maha. Sellega seoses naljakas lugu, kui juba siin põhikooli lainel oleme. Kuskil 6. või 7. klassis, kui Snapchat the shit oli ja Viljandis oli paari kuu eest kooli tulistamine toimunud, siis keegi tegi minu telefoniga mingi suvalise uduse pildi, mille pealt mina ei saanud hiljem aru, kes seal isegi oli, joonistas näpuga, et lasen su maha, saatis selle ma ei tea kellele, direktor ja õppealajuhataja kutsusid mu emaga kooli ja ähvardasid politseiga. Ma kordasin neile, et enam seda ei juhtu. Ema ainult nuttis. Pärast saime teada, et meie oleksime pidanud sellele Põlva ühisgümnaasiumi juhtkonnale politsei kutsuma, et nad alaealist politseiga ähvardasid. Asja eest, mis pole karistatav, minu peale kaebas täna väga tuntud laulja, see on nii perses. Õnneks nüüd saame hästi läbi. Laulame Eesti lavadel koos. Teeme muusikat, sest muusika ju ühendab. See on üks nendest kogudest viimastel aastatel, mis näitab suunda, mis näitab, kuhu kirjandus on liikumas, mis on teistmoodi ja eriti kihvt on näha, kuidas Gregor ise oma tekste loeb, et mina olen väga hlevari võrreldes selle karismaga, mis ta ise laval kohale toob. Siis minul ilmus uus lasteraamat Anna ja kadunud hõbekala. See on inspireeritud mitmest asjast. Näiteks sellest, kuidas kui ma noorem olin, siis mu vanemad viisid meid õega igal suvel Saaremaale, Hiiumaale, igale poole üle Eesti ja viisid vaatama igasuguseid mingeid kive ja kirikuid ja vanu linnusevalle ja need ei öelnud meile midagi, me ei saanud aru, miks me neid vaatame ja vanemad lugesid küll sealt kusagilt seina pealt mingisuguseid fakte, aga me ei saanud aru, miks see peaks meid huvitama, miks see peaks oluline olema, et lihtsalt vaatad seda mäekest sealt või seda, ma ei tea, mida iganes. Ja et ma tahtsin kuidagi teha laste jaoks ajalugu huvitavaks, ajalugu aktuaalseks ja et kui järgmisel suvel minnakse Saaremaale koos perega, et siis oleks selline tähenduslik kõik see, mida seal näha ja hakates seda raamatut kirjutama, siis avastasin, et ainuüksi väikesel Vätta poolsaarel oli nii palju neid legende ja neid toredaid paiku ja lugusid ja jutte, et sain aru kohe, et sellest tuleb terve raamatusari kirjutada. Eesti raamat on välja andnud professor Bruce Hoodi teose Õnneteadus, 7 õppetundi õnneliku elu saavutamiseks. Selles raamatus on hästi palju praktilist. Siin on igasugused õnneharjutused, et see ei ole siis ainult see, et teoreetiliselt, et mida me teame, et mida oleks hästi kasulik teha, aga et tõesti näiteks mida sa saaksid kohe praegu hakata tegema, võtta see, tee nii ja kõik selgitused, näiteks ma ei tea, kuidas saada optimistlikuks, kuidas õppida optimismi, mis on need harjutused, mida sa saad selleks teha, miks sul oleks tarvis olla optimistlik,
mida see tervisega teeb näiteks, siis harjutused õnnelikkuseks, kuidas oma tähelepanu suunata ja mõtteid suunata, mis on siis tõesti need näiteks looduse hüved, tähelepanu ohjamine, suhted teistega, sihtide saavutamine ja kuidas oma peast välja saada, aukartus leida, üksildusega toime tulla, et kõik sellised asjad, mida me kuuleme igal sammul sellisel kuidagi soovituse tasandil, et ma ei tea, mõtle positiivselt, aga et mida siis positiivselt mõtlemine tähendab, et kuidas sa päriselt saaksid samm-sammult hakata positiivselt mõtlema või mida sa enda toetamiseks või oma lähedase toetamiseks saaksid ära teha. Siin meil on Pavel Graf von Mazzini Death Cafe, mis tegelikult ilmus juba kusagil aasta aega tagasi, ehk et Paavo Mazzini romaan ja nagu ikka Paavo Mazzini romaanid, siis niisuguse toreda muheda vimkaga. Sel korral on surm otsustanud surnuist üles äratada Eesti klassikud, näiteks Betty Alveri ja Juhan Liivi ja Oskar Lutsu ja saata nad maailma eri paigusse, pealinnadesse ja Anton Hanse Tammsaare ja saata nad siis tänases päevas, tänases maailmas Euroopa pealinnadesse kirjutama, elama ja mina ei tea, minul oli nii mõnus seda lugeda, selline Paavo Mazzin on selle kirja pannud nende autorite stiilis, nende kirjadena, nende lähetustena, et kuidas siis a la Betty Alver siis tänases Pariisis saadab kirja sellest, mida ta seal näeb, mida seal tunneb, mida seal kogeb ja loomulikult ta saadab seda luulevormis ja selline hästi mõnus, mugistav lugemine on see ja ilus raamat, nagu Paavol kipuvad need olema. Järgmiseks taas üks novellikogu, jutukogu, miniatuurikogu, Tiina Saar-Veelma, Sireli lillad stiletod. Minul on natukene selle raamatuga üks kana kiskuda. See minu jaoks selle raamatu välimus ei lähe üldse kokku selle sisuga. Isegi see pealkiri on kuidagi nii eksitav, sest selles kujunduses on mingit nagu sellist tohutut nagu kergust ja pinnapealsust või lihtsust, siuke nagu see lilleke aga kui juba raamat lahti teha, siis siin on sellist tumedust ja sügavust ja siin on kujundaja ja fotograafi Liis Karu väga imelised fotod, mis lisavad nendele tekstidele veel väga palju juurde ning Tiina Saar-Veelma tekstid on nii kandvad, nii detailirohked, nii sügavad, nii nüansirikkad, et iga üks nendest lugudest võtab sind üleni kaasa kõikidesse nendesse erinevatesse aegadesse, millest ta jutustab, kõikidesse nendesse hetkedesse, kõikidesse nendesse elu keerdkäikudesse. Siin tagakaanel on Urmas Lennuk kirjutanud
Miniatuuridest kumab enese irooniat ja armastuse mikroskeeme. See on peegeldus, kus lainelisest plekist ahjud ja elav hõbedaga kraadiklaasid põimuvad tänaste otsingutega, mille autor ongi laps köetud ahjude ajast, kes märkab läbi detaili üldistada igavest argipäeva tema võlus. Et need miniatuurid võiksid olla väljamõeldised, kuid võivad olla ka päriselt juhtunud. Et see on huvitav, et nad tunduvad, et nad on autori enda elust ja autor ka esitlusel ütles, et need suuremas osas on vägagi, aga et ainus põhjus, miks ta ei ütle, et need on tema elust, on see, et selle austusega, et võib-olla teised inimesed nendest hetkedest mäletavad neid natukene teistmoodi. Aga et see ei olegi oluline, kas need on oma eluloolised. Ja tõesti kaunid lood, kurvad lood, kaotusest, üksteise leidmisest, ma ei tea, ehmatustest ja nii edasi, et selle aasta üks erilisi lugemisi minu jaoks kindlasti. Siis võtsin ühe lasteraamatu, mis ilmus ka juba mõni aeg tagasi ja see on tegelikult vist siis Itaalia raamat äkki, illustreerinud Federico Bonifaccini ja selle nimi on Mis sinna sisse mahub ja autor on Magda Gargulakova. Ja siin on erinevad kohad, näiteks mis mahub vannitoakappi, mis loetelu nendest asjadest, mis seal vannitoakapis on, mis mahub tööriistakohvrisse ja siin teksti või narratiivi ei olegi, aga see on hästi tore, et ma näen, et näiteks minu lapsele on nüüd erinevates vanustes, alates sellest, kui ta oli 2 ja nüüd ta on juba peaaegu 5. See raamat pakkunud nii palju huvi, nii palju põnevust ja ma näen, et saab selle raamatuga teha nii palju erinevaid asju ja ilmselt kui ta on juba natukene suurem ja oskab juba natukene paremini lugeda, siis ta saab ka selle raamatu pealt lugemist õppida. Et siin on nii palju avastamisrõõmu, siin on ma leian, et siit on võimalik nii palju lugusid ise välja mõelda, ise jutustada, ma ei tea, valida lemmikuid, et sellisele loovale lapsele annab hästi palju võimalusi ise seda raamatut kasutada täpselt nii, nagu tema soovib sellega teele minna. Siis hiljuti ilmus tänapäeval veel üks Annie Ernaux raamat, Nobeli kirjanduspreemia laureaat ja seekord selles väga imeõhukeses raamatus on koos 2 siis lühiromaani, vist on nende nimed, 2 teksti. Üks on siis Sündmus ja teine on Noormees, mis on kirjutatud eri aegadel, aga on omavahel seotud. Ja Sündmus on siis 1963–1964 aastal Annie Ernaux tudengipõlves kogetud soovimatu rasedus ja kuidas ta siis proovis seda soovimatut rasedust katkestada. Ja mina näiteks enda lapsepõlves, ma olen 80-ndatel nõukogude ajal sündinud, kui ei olnud veel rasestumisvastaseid vahendeid, kasvasin üles selliste lugudega, et ka Eestis oli palju selliseid lugusid ja et see oli küllaltki normaalne. Ja ma arvan, et vahepeal nad üsna kadusid sellised lood maailmast ära ja nüüd, kus näiteks USAs ka aina enam keelustatakse aborti, siis aina rohkem selliseid lugusid tuleb taas päevakorda ja neid lugusid on tarvis taas rääkida, et nad ka ära ei ununeks. Ja see raamat
nii huvitav, ma lugesin selle ühe hingetõmbega ja kuigi ta räägib ju nii ebamugavast ja nii ebameeldivast teemast, siis Annie Ernaux kirjutamine, et selle ausus oli lihtsalt elamuslik. Et see Nobeli preemia igati välja teenitud. Nii kihvt on näha neid autoreid, kes teevad kirjanduses midagi uut, kes viivad kirjandust edasi. Ja tõesti, teda lugedes ma näen, et kirjanduses on uus kvaliteet ja midagi täiesti teistsugust on tänu talle liikvele läinud. Ja kohe vägagi Annie Ernaux'ga seotult Edouard Louis Muutuda meetod. Ma olen küll vist viimane inimene planeedil Maa, või viimane inimene Eestis, kes sellest raamatust räägib. See ka ilmus vist aasta aega tagasi ja see on üks nendest raamatutest, millest võib-olla ka nii palju räägiti aasta aega tagasi, kui see ilmus Eestis, et ma ei julenud seda siis lugeda ja nüüd lõpuks lugesin ära ja see oli täpselt nii hea, kui lubati, et see on. Ja nagu Annie Ernaux, siis ka Edouard Louis kirjutab enda kogemusest ja hästi otsekoheselt, hästi haavatavalt. Ja ma kuidagi vist ootasin siit midagi šokeerivamat, midagi kuidagi kalgimat ja mind väga pani üllatuma lugedes, et see oli väga õrn ja väga habras ja selline kuidagi ootamatult õrn. Et julgen seda väga soovitada. Ja siis hoopis midagi teistsugust. Andrea Kimani The Gentleman from Peru. See raamat siis kirjutati kõigepealt audioraamatuks, mis on minu meelest huvitav, et tänapäeval seda tehakse. See loob ka jällegi hoopis teistsugust kvaliteeti tänu sellele, et audio jaoks kirjutatud teos on kohe autori poolt juba mõeldud teistsuguseks tarbimiseks, et võib-olla kuidagi juba kirjutab seda, siis ta kujutab ette, et kuulaja kõnnib kusagil tänaval, tal on kõrvaklappides, ta võib-olla liiga palju ei süvene, ta ei näe neid nimesid, ta ei näe, ma ei tea, aastaarve, et see tekst ongi kohe lühem ja et mul tundub, et seda juba komponeerides tehakse mingisuguseid teistsuguseid otsuseid ja ta on väga-väga lühikene, ta isegi siit paistab natukene pikemana, kui ta tegelikult on ja see on üks neid raamatuid, millega mul tekkis see imelik tunne, mis mõnikord raamatutega tekib, et kui see oleks naise kirjutatud, siis ma suhtuksin sellesse raamatusse hoopis teistmoodi. Aga kui ta on mehe kirjutatud, siis ma annan talle andeks mingisugused asjad, mida ma talle muidu ei annaks. Ja see on mingi asi, mida ma olen tahtnud viimasel ajal mõnede inimestega arutada, et miks see nii on. Aga ta on kerge lugemine, ta on romantiline, ta on selline lugu kahest inimesest, kes on määratud kohtuma, aga praegu lihtsalt ei ole õige aeg. Ma loodan väga, et sinu kevad on olnud täis väga häid lugemiselamusi ja et sa leidsid ka tänasest vähemalt ühe raamatu, mis tekitas sul selle tunde, et
midagi järgmist ootab lugemist. Ja ma loodan, et ma näen sind peagi ka Rahvaraamatu klubis. Vaata infot Rahvaraamatu kodulehelt või siis sotsiaalmeediast. Ja ma kohtun sinuga juba 2 nädala pärast, kui mul on siin üks väga tore külaline. Lugemiseni!